avaldame? Teemaks siis noorte kaasamine ja kui me alguses mõtlesime, kuidas seda nagu üles ehitada, siis juba sai see, et me ei tahtnud seda sõnastasime selle selliselt, et mis on need väljakutsed, mis noorte kaasamisel võib-olla on meil ette tulnud natukene. Ja kui Kaisa sulle midagi kommenteerida, siis kohe ütle kõrvale, eks ju. Et ma kipun vahepeal võib-olla jutustame palju. Aga üks asi võib-olla, mis ongi see, et kuidas neid noori hoida kodukoha teemadest huvitatuna. Et mis see väljakutse koht siin on peamiselt, millega me kokku oleme puutunud, on see, et pärast põhikooli lõppu noored suunduvad oma tegemistega siis mujale. Kas siis Tartusse või Elvasse gümnaasiumisse või kutseõppesse, kuskile mujale Eesti otsa. Et nad natuke nagu kaovad meie huviorbiidist ära ja samas, kui neil ei ole ka varasemalt sellist kaasatuse kogemust, siis seda fookust või seda hoida, siis et nad siin endiselt oleks huvitatuna, võib-olla on nagu keerulisem. Ja kui me tegelikult neid punkte Kaisaga kokku panime, siis me vaatasime, et nad on omavahel tegelikult hästi palju seotud ka need väljakutsed, et see järjepidevus on selle juures oluline, eks ju, et me ei saa ainult korraks mingi ühe teema puhul noorte käest arvamust või sisendit küsida, et see peaks olema selline harjumuspärane, et noored on ka Nõo valla kodanikud, et neil oleks võimalus kaasa rääkida. No, jah. Et see oleks nagu partnerlus sellisel juhul ka siis otsustajate ja noorte vahel. Ja järgmisena siin see ka, et võimalus kaasata või valmisolek kaasata erinevaid sihtgruppe. Et kui me siin ka sügisel korra rääkisime ühe pundi noortega, kes eelmisel kevadel olid kuidagi juba nagu seda meelt, et võikski olla meil noortevolikogu ja nad olidki valmis kandideerima, siis neil oli nagu jäänud mulje, et need noored, keda peaks kaasama, ongi nagu 12+ vanuses noored näiteks, eks ju. Aga kui neil varasemalt puudub kogemus kaasatud olla, siis miks nad peaks tahtma edaspidi kaasa rääkida? Et see tuleb hiljem ühe slaidi pealt ka veel natuke välja. Et see valmisolek kaasata ja seal on mitte kohe, aga et see valmisolek kaasata erinevaid sihtgruppe ka selles mõttes, et see kaasamisprotsess on ilmselt ka erinev nende erinevate sihtgruppide või need meetodid, kuidas neid noori nagu kaasata, on erinev sellel puhul. Ja võib-olla ka see puudulik osaliskultuur ja kaasamisoskused meie endi poolt, et kui palju me saame öelda, et kohalik elanikkond kaasa räägib, mille osa siis kohalike kodaniku elanikkonna osa on ju ka noored, eks, et kui palju üldse kohalik inimene huvitub sellest, mis omavalitsuses toimub, eks ju, või et see üldine osaluskultuur ja mitte ainult ka siin kohalikul tasandil, vaid üleüldse Eesti riigis võib-olla isegi võib seda laiendada selliselt, eks ju. Ja võib-olla viimatine väljakutse selles osas, et kuidas selle teemaga edasi minna, kuhu me olime siiamaani jõudnud natuke, pärast tuleb veel seda juurde, aga oli ka näiteks eelmisel sügisel Eesti Noorteühenduste Liit annab siis projekti toetust noorte kaasatuse suurendamiseks omavalitsustele, noorteühendustele. Ja kui me sügisel Kaisaga kirjutasime tegelikult projekti, et need samu noori, kes kevadel olid nagu kuidagi juba valmis kaasa lööma, uuesti meeskonnana toimima panna, siis me saime projektile ainult osalise rahastuse. Ja me nägime, et me selle osalise rahastusega ei saa selle projekti eesmärke selliselt ellu viia, nagu meil vajalik oli. Ja me kahjuks pidime sellest siis loobuma. Mis suurusjärgud seal olid, et mis oli taotlus, palju sai? Seal maksimumsumma, mis nad annavad, on 2000 eurot ühe projekti taotluse kohta. Ja kui ma nagu avan natuke, mis see sisu oligi selle meeskonnatunde loomine. Kaisal on oma õpingutest kogemus selle ühe seikluspargiga,
sa ütled selle nime? Padise seikluspark. Jah, mis mõte meil oli siis minna selle meeskonnaga sinna seiklusparki, aga see ei ole puhtalt seikluspark, vaid seal on kõik need ülesanded või selle raja läbimine on meeskonnatöö. Et te peate kõik ühise eesmärgi nimel pingutama, et kõik jõuaksid sinna punktist A punkti B, eks ju. Et kahjuks nad ei näinud, et sellele võiks raha anda ja tahtsid meil anda ainult transpordi ja toitlustusraha ja siis me mõtlesime, et me võime siin samas ka süüa ja koos juttu ajada, eks, et see ei olnud nagu mõte. Aga jah, see on kuni 2000 eurot ja aastas saab ühe projekti esitada sinna siis toetuse küsimuseks siis. Oih! Mis nuppu ma pean võtama, seda suurt? Okay. See on veebis, sellepärast ei töötud. Okei, no selge. Ma ei jõudnud alla vaadima. Selge. Kui me rääkisime natuke väljakutsetest, siis tegelikult meil on nagu positiivset kogemust ka noorte kaasamise võtmes. Et võib-olla selline natukene ajaloolisem on Nõo noorteaktiiv, kelle positiivne näide on siin samas minu kõrval meie praegune noorsootöötaja Kaisa, kes on ka ise noorteaktiivi liige olnud. Et noorteaktiiv siis erinevaid noortealgatusi, nemad näiteks algatasid ka Nõos noorte tunnustamiskonkurssi, mis täiesti 3 aastat toimis ja erinevad noorte projektid ja samas ka selline vabatahtlik töö kogukonnas, et noorteaktiivi liikmed olid väga tublid, käisid erinevatel vallaüritustel vabatahtlikena ka abis. Ja see kuidagi oli selline alt üles siuke aktiivsus ja väga tervitatav. Siis võib-olla, mis minule isiklikult on nagu positiivset siukest tunnet tekitanud, on Nõo põhikoolis toimunud Nõo valla rõõmu ja mure siis selle konkursi noored, kellega me käisime mitmeid aastaid volikogu komisjonidega kohtumas, et seal oma neid ideid ja mõtteid oli noortel võimalik jagada. Ja tegelikult varasematel aastatel me oleme Eesti Noorteühenduste Liidu seda projektitoetust kasutanud erinevate siis sündmuste, koolituste ja väljasõitude läbiviimiseks noortele. Mis natukene võib-olla läheb sinna nagu ka järjepidevuse teema juurde, on see osa, et natuke on meil noorsootöötajad vahetunud, seetõttu, et mina olin vahepeal kodune ja võib-olla need inimesed seal on nagu vahetunud, aga samas nende teemadega kogu aeg on järjepidevalt ikkagi tegeletud. Ja juba sellest aastast ja natuke tulevikku vaadates ka, siis jaanuari lõpus osalesime Kaisaga ja 2 noort oli ka kaasatud Loovvald kogukonnakiirendis ja just nagu noortevaldkonna ideega, eks ju, et ja kõrvuti seal tegelikult erinevatest omavalitsustest väga-väga erinevate ideedega, aga meie saime seal olla noortega ja oli väga mõnus positiivne kogemus. Ja sellest tegelikult kasvas välja ka selline suurem projekt, Nõo noortelinnaku projekt, et kuhu ja sellesse protsessi on siis noored väga mahukalt sisse kirjutatud. Vist võib korra panna järgmisest veidi. Kus siis on, mis esimene etapp sellest projektist oli see, et me viisime Nõo põhikooli 4. kuni 9. klassi õpilaste seas läbi sellise küsitluse, kus nad siis said omapoolset sisendit anda noortelinnaku ideele, milline see võiks olla, kus see võiks asuda, kas nad tahaksid ise kaasa rääkida ja kui me vaatame seda rõngast siin, siis kokku vastas küsitlusele 145 õpilast, me oleme väga rahul tegelikult sellega ja kui me tegelikult vaatame, siis väga suur osalusprotsess on just nooremate noorte seas 4.–5. klass, eks ju, mis näitab jällegi seda, et me ei peaks kaasamisprotsessi alustama alles kuskil 12+, 16+ noorte seas, eks ju, kui tuua võrdluseks näiteks sügisel kaasava eelarve hääletusel, siis seal sai osaleda alles 16+ noored, eks ju, siis seesama noortelinnaku idee, mida ma sinna juba esitasin või noorte kogunemiskohtade idee,
siis need noored, kes võib-olla sellest kõige rohkem on huvitanud, seal ei saanud oma häält anda, eks ju. Ja tegelikult 35 noort nendest, kes küsitlusele vastasid, on valmis ise ka edaspidi selles projektis kaasa rääkima. Võib panna vist järgmise slaidi. Slaidi lõpus natuke on sellest ei olegi mul seal, aga ma võtan selle sinna juurde siis. Et kui natukene avada seda noortelinnaku projekti ideed, mis hetkel ootab küll rahastusotsust, siis seal selle raames on mõte, et noori kaasata kogu protsessi selliselt, et nad saaksid aru, mis see endast kujutab, kuidas, et nad saaks aimu omavalitsuse tööst ka, et nende spetsialistide tööst, et mis see endast kujutab, et ei saa lihtsalt lüüa jalaga ust lahti, et meie tahme noortelinnakut, tehke meil ära, vaid et nad löövad ise kaasa selles ja nad saavad aimu, et mis sellele valmimisele nagu eelneb ka, mis on see protsess, eskiisprojekti valmimine, mis me peame analüüsima mingisuguseid keskkonda, mida teeb omavalitsuse spetsialist, eks ju, mida teeb võib-olla maastikuarhitekt, kes on meil ka projekti kaasatud, et kõik need rollid, mismoodi ühest ideest reaalselt teostuseni jõutakse, et ma arvan, et seda on nagu ka väga oluline noortele selgitada, et me ei saa kohe öelda, et ei, nii ei saa, nagu teie mõtlete, et me peaks ütlema neile, et mismoodi siis saab või koostöös seda tegema. Et selle projekti mõte siis on see, et need annavad noortele võimaluse aru saada, kuidas jõutakse. Küsimus kerkis, ma arvan, mõistlik on kohe. Jaa, võib küsida. Tere, Anna Savi. Rahastus, ma saan aru, et nüüd siis, nii palju kui mõtleb, kus on mingi rohkem infot ka, ma saan aru, et rahastus taotletakse siis nüüd selle mingi projekti kirjutamiseks või... Jaa, TASSi noortemeetmest, mitte projekti kirjutamiseks, vaid noorte kaasamiseks. Ehitamiseks veel mitte, ma saan aru, et... Mitte ehitamiseks, jah. Ehitamine on veel väga kauge tulevik. Ma mõtlesin mingi esimene järg. Ei no, geoaluste talplaneering on nagu väga pikk teekond. Aga ma mõtlengi, et mis summadest ja mis see nagu ideaalne lõpptulem on ja kui tõenäoline on, millal seda teada saab, on seal mingi selline nüüd... Me taotlesime raha TASSi meetmest, noorte aktiviseerimise meetmest. Selle idee on see, et ongi noorte kaasamine sinna protsessi, et me viime läbi või noorte kaasatusel valmib siis eskiisprojekt, sinna on kaasatud ka maastikuarhitektid ja kohaliku omavalitsuse siis ametnikud ja seal on nõue see, et see projekt vältaks aasta, et tegelikult see lõpptulemus on see, et me kaasame noori ka nende ehitustingimuste väljastamise, kokkupanemisse ja nii edasi ka, et nad näeks kogu seda protsessi, mis selle asja nagu kõrval on. Et see ei ole lihtsalt nii, et mina tahan täna panen siia liivakasti ja nii on, vaata. Et nad näeksid kogu seda protsessi, et me ei eeldaks, et kohe nagu nipsust midagi muutub. No, et see mõte. Aastaga ju juhtu selle põhimõtteliselt midagi. Mis see aastane protsess tähendab? Noored aastane protsess on selles mõttes, et see on nagu tingimus, et... Selleks ajaks nagu mingi asi nagu tehtud on? Ei, lihtsalt selleks ajaks peab olema meie projekti, mis meie konkreetse esitatud projekti idee, see peab olema teostatud. Ja see oli siis eskiis? Eskiis, jah. Eskiisi me loodame tegelikult sügiseks valmis saada, eks näis. Okay. Ja see maksimumsumma on seal? Maksimumsumma oli seal 15 000 äkki. Aga teada on seda, et sellel aastal sinna meetmesse esitati väga palju, just sinna noorte meetmesse esitati väga palju projekte. Et esialgu nad ütlesid, et vastus peaks tulema mai alguseks, aga me ei oska seda nagu lubada, et kuna me tegevustega pihta saame. See on nagu mingi võimalus, saab mingi osa sellest või on... 20% on oma osalus ikkagi ka, jah. Okei, aga mõtlengi see 15 000, kui küsisite ka siis? Me küsisime natuke alla 10 000. Okei. Ma mõtlen, nagu saame edasi, et oletame, et kui ei saa, et kas on mingi plaan B, mis me siis teeme või on valavalitsus? On ikka plaan B. Mina olen kindlasti huvitatud jah, et see asi nagu liiguks edasi, et ei ole nii. Mina nägin neid asukohti, et kas ja kui palju arvestatakse siis noorte soovidega selle noortelinnaku asukoha puhul.
ma lihtsalt nägin seda, et väga paljud noored soovisid seda sinna Oja tänava äärde, kus on selline soine tümamaa, eks ole, et palju nagu seda rahastus tuleb sõna otseses mõttes sinna maapinda kõigepealt tampida. See rahastus, mis selle konkreetse projektiga seotud on, ei ole seotud selle asukoha või ehitusega. See on seotud selle protsessiga. 9000 kindlasti ilmselt ei piisa. Maanu võib-olla selles mõttes ehituse jaoks on nagu ka mõeldud, et kust seda rahastust nagu taadelda maakonna sealt arengustrateegia nii-öelda projektidelt, seesama, kus sai Tõravere raudtee eelmisest voorust, et järgmise vooru toetusprojektiga, kus on see maksimaalne toetus oli vist 200 loodusväärtut. See on sama millega see Puhja see asi? Ei, see ei ole kuidagi selle Puhjaga seotud. Puhja sai, sa mõtled Puhja mänguväljakut, siis nemad sai Tartumaa arendusseltsist ehk siis PRIA projekti, aga maakonna arengustrateegia on hoopis teine meede. Just, aga selle konkreetse projekti, noorte kaasamise projektiga me tahame teha seda eeltööd, et meil oleks sinna hankesse võimalik minna. No, alusmaterjalid olemas, et kui tuleb mingi meede, kust on võimalik raha taotleda, siis meil on reaalselt olemas asjad, millega sinna minna. Meede peaks meie jaoks olema siis järgmine aasta meie taotlemise aeg. Just. Ja kui võtta nagu need asukohad, siis kuna, nagu ma ütlesin, meil on kaasatud projektiga maastikuarhitektid, kes aitavad noortel analüüsida nende asukohtade plusse ja miinuseid ja nii edasi, et see kõik on seal nagu sees. Aga nüüd võib-olla juba räägin liiga palju sellest projektist. Et kellel huvi võib kindlasti pöörduda. Aga panime kirja veel mõned mõtted, et mis meil nagu tulid. Just see sama, et see noortevolikogu ei ole ainuvõimalik noorte kaasamise vorm, et meil on positiivseid kogemusi siis noorte sellise alt ülesse noorte aktiivsuse näol ja samamoodi tegelikult see, et me lihtsalt kasvatame seda osaluskultuuri läbi erinevate projektide, kus me siis noortele selgitame ka reaalselt, mis toimub. Ja nagu selle projekti puhulgi fookus seada noorte vajadustele on oluline, eks ju, ja ka selgitada selle juures seda või sellist omavahelist nagu suhtlust. Ja kindlasti, mis sellele kõigele kaasa aitab, on ka noorte ettevõtlikkuse toetamine läbi siis erinevate koolituste, inspiratsioonipäevade, mingi kohtumiste, suvise ka noorte töömaleva kaudu, eks ju. Ja see järgmine punkt käib ka kindlasti sellele, et noori kaasatakse mitte ainult mingis teatud etapis, et me tahame teada, mis noored sellest arvavad, vaid reaalselt neil on võib-olla nagu ka igast etapis midagi öelda. Ja mida varem me neid kaasame, seda lihtsam on neid ka edaspidi või neist kasvatada aktiivseid valla kodanikke, eks ju. Et nad on huvitunud oma koduvalla tegemistest. Ja ühe asja, mis ma siia veel ka välja tõin, mis on hetkel nagu väljatöötamise järgus, on Haridus- ja Noorteameti poolt selline e-osalusplatvorm, mille tegelikult eelmise aasta lõpus toimus noortele selline häkaton, kus nad siis koos mõtlesid välja, et milline see platvorm võiks olla, kus noortel oleks võimalik kaasa rääkida. Ja see tegelikult on mõeldud mitte ainult sellele, et noored saaksid oma ideid välja käia, vaid et ka omavalitsustele ja võib-olla miks mitte koolidele, huvikoolidele, noortekeskusele, et nad saaksid noortega selle vahendusel suhelda, et noorte jaoks on see võib-olla natuke nagu anonüümsem, kui ta tahab, võib ta ennast seal ka tutvustada nii-öelda või nagu isikuliselt seda teha, aga selline võimalus, kuidas ettepanekud jõuaksid otsustajateni ja samas, et sellest tekiks võib-olla mingi diskussioon. Eelmisel nädalal osalesin ka siuksel kohalikele omavalitsustele suunatud infopäeval, kus ma omalt poolt ütlesin ka, et väga oluline on jällegi täiskasvanutel mõelda, kuidas me noorte poole pöördume, kuidas me oma vastused formuleerime nii, et nad saaksid nendest aru, et see oleks neile arusaadavas keeles ja et see oleks edasiviiv ka. Et just, ja et me saaksime siis noorte sisendit otsustusprotsessidesse, aga samas, et nad ei kaoks ka ära võib-olla, kui edaspidi oleks vaja neid kaasata rohkem. Midagi ei rääkima. Sellised mõtted meie poolt.
kui on äkki kellelgi veel mingid küsimusi. Ettekande käigus said mõned küsimused ka juba esitatud ja vastatud, aga nii nagu ikka, aitäh praegu ettekande eest, aga palun volikogu liikmetelt küsimusi, mõtteid, soovitusi noortele või siis ka noortega tegijatele, kes on ka noored. Mina enam ei ole, aga jah. Mis see meil on siis? 26 on see? 26, jah. Selge. Palun, kas on küsimusi? Mul on selline üldine küsimus, et kuidas on praktika seni olnud ja kui palju vaadatakse väljapoole Alevit ehk kuidas see Nõo valla kontekstis regionaalsus on, et kas põhirõhk on ikkagi Alevi peal, millised võimalused on kaasata noori kaugemalt ja millised kogemused on olnud? No on kogemusi nagu selles mõttes ka väljaspoolt, eks ju, noortega. Aastaid tagasi sai tehtud selliseid noorte kohtumisi, mille tagajärjel tegelikult see noorteaktiiv ka nagu välja kasvas, eks ju. Et Alevist väljaspool on keeruline noori kuskile ühte kohta või nagu kuidagi kaasa saada vahepeal. Et ma ei tea, võib-olla on näiteks külakeskustel nagu mingit teistsugust kogemust, aga kui võõras inimene tuleb sinna koha peale, siis on nagu keerulisem. Et põhiline selline, kuidas noortega kontakti saada ikkagi on kas kooli kaudu või noortekeskuse kaudu praegu, et see on nagu peamine. Aitäh. Palun, kas volikogu liikmetel on küsimusi? Minul on üks ettepanek, ma ei tea, kas ta ettepanekud on küsimus. Küsi. Hea on selline, et ma praegu kuulasin seda, et kuidas raha saab, siis see kõik on hästi selline, kuidas ma siis ütlen, taotluspõhine maailm. Aga kas täna on noortel ka võimalik nendele, kes võib-olla taotlemistest ja paberitest ei taha midagi kuulda, aga tahaksid midagi heas mõttes kogukonna heaks ära teha. Ma tean, et Puurmanis näiteks ühed noored võtsid kätte ja värvisidki bussipeatused üle. Et kas täna on ka mingisugune selge arusaama, et kuhu need noored peaksid pöörduma ja kas neil on ka mingi pott siis, millest saab selliseks asjaks eraldada, kui ma ei tea, Kõnapere noored virisevad, et kiik on roostes, et siis saakski öelda, et küsi selle inimese käest, saad poti värgi raha ja värgi ära. Et kas seda laadi nii-öelda praktilise meelega, kes paberitest ei saa midagi kuulda, kas sellistele noortele ka mingeid väljundeid on? Ja on kindlasti nii kohalikul tasandil kui ka nagu maakondlikul tasandil. Et kohalikul tasandil siis kohaliku omaalgatuse fond, kus saavad ka noored taotleda, selles mõttes seal ei pea olema mingisugune nagu füüsiline või juriidiline keha, eks ju, selleks, et sa saaks sealt taotleda. Ja taotlustähtaeg on ju kohe nüüd 3. mai, kui ma õigesti mäletan. Ja maakondlikul tasandil tegelikult Tartumaa noortefond, kust on ka võimalik noorte ideede jaoks rahastust taotleda, kui me ei pea üldse kaugelt otsima, siin samas Lukel üks vahva noormees pani püsti mänguväljaku, eks ju, siis korteriühistu maa peale, samamoodi sealt noortefondist raha taodeldes ja sellel aastal ta esitas uuesti sinna taotluse ja proovib nagu veel midagi juurde teha. Ehk et kellel on tahtmist, see saab kindlasti ja meie igapäevaselt noortekeskuses julgustame ka noori ikkagi. Kui sul on mingi idee, siis tule sellega meie juurde. Et saame nõu anda, kust või kuidas asju ellu viia. Alati ei ole võib-olla ka rahastust vaja selle jaoks, eks, et midagi muuta. Andrese küsimus ei olnud nagu just risti vastupidine praegu. Ma tahtsin just öelda, aga lõpuks Egle jõudis sinna, et tuleb pöörduda noortekeskusesse, kui ta ei taha taotlusega ise tegeleda. Andres võib-olla ei pahanda, et ma ka kahe häälega nagu maa peal, et kui tulebki, ütleme nagu lihtne inimene, et ta ei taha teha NOF-i taotlust, vaid ta tahakski reaalselt, et kas meil on nagu reaalselt olemas vahendid selleks, et kuigi ütleb, et mul ongi vaja 50 euro eest värvi ja pintslit, kas noortekeskusel on õigus nagu seda osta ja talle anda ja siis aidata see asi nagu ära viia. Ma saan aru, et Andres nagu tegelikult küsib. Jaa, miks mitte? Kui see ei lähe nagu kellegi mingisuguse teise maa peal, kellegi teise vara seal punaseks värvima, siis miks see peaks mitte nagu mõeldav olema.
Okei, ma arvan, et see oli nagu see, mis nagu asja küsimus oli. Ja, oli. Ja lõpuks jõudis ka ikkagi. Pöörduda noorte keskusesse. Sai lõpuks õige asi. Ja eks seda tuleb ka propageerida. Julgustada, jah. Julgustada ja teada anda, et nii võib käituda, et pöörduda noorte keskusesse. Ma arvan, et see on isegi nagu hea, seesama Lukke mänguväljaku noored, kes seda seal nagu algatasid ju, tulid ka tegelikult esialgu meie juurde, et me aitasime suhelda omavalitsusega, mis on need lahendused, kuidas me saame koos edasi minna, eks seal oli nagu neid teemasid, et lihtsalt suvalise maa peale või omavalitsuse maa peale sa ei saa mänguväljakut püsti panna, sest seal on nagu nõuded, eks ju, et aga me saime seda suhtlust, nagu seda omavahelist suhtlust juhtida ja noortele arusaadavaks teha, et selles mõttes on see võib-olla hea, kui keegi on seal nagu vahel selline vahendaja veidikene, eks ju, et noored, osad noored on siin kunagi vallavanema kabinetti ka jooksnud sisse, et nemad tahavad skateparki, aga kõik võib-olla ei julge niimoodi minna, et selles mõttes meie oleme selle vahendaja rolliks nõus, jah. Mul tekkis see, ma vist ei kuulanud väga teraselt, enne see, mis Padise reisist või sellest, mis te tahtsite sinna minna ja mingisuguse rahastuse saite, mis osas see rahastus puudu ja kas seal oli siis mingi hästi kulupõhine osa, mis oli? No nad kirjutasid tagasisides ka seda, et meil tegelikult ei olnud ainult see seikluspark sinna sisse kirjutatud, et meil oli mõte siis, et me lähme Haapsalu või seal Läänemaal paari noortevolikoguga ka kohtuma, ja arutada seal asju ja see tagasiside, mis sealt tuli, oligi selline, et me teile selle seikluspargi jaoks raha ei anna, minge lihtsalt selle noortevolikoguga kohtuma, eks ju. Et meile tundus nagu, et kui meie eesmärk oli meeskonda nagu uuesti kuidagi kokku tuua või seda meeskonna vaimu arendada, siis see, et me läheme kuskile teise Eesti otsa, raiskame ressurssi transpordi peale ja meil päris see oma nagu eesmärk ei saa, mis meil oli projektil, ei saa nagu täidetud, siis me võime siin naabervalda minna ka noortevolikoguga kohtuma. Ehk et see nagu natuke olid käärid seal selles osas. Aga ma mõtlesin, kas kui suur osa see seikluspargi külastus, kas ta oli nii üle mõistlik? No hinnad on päris kallid praegult, jah. Võimalused pakutud ja toitlustamised ja transpordid, et siis Aida küsib, kui palju puudu jäi rahast? No ma arvan, et see taotlus oli enam pooleks, et poole raha nad oleks umbes andnud ja poole oleks. 1000 ei puudu siis? No midagi sihukest. Ühe saanud, üks oleks kuskilt mujalt tulnud, siis oleks saanud minna. Ja no kui siit välja tuua, tegelikult me seda natuke Kaisaga arutasime ka, et siis mis võib-olla nagu jälle on seal selline väljakutsena, siis praegult noorte endi poolt öeldud on see, et me tahame ainult kuskile kaugele väljasõidule minna, et me tahaks ju, et need noored oleks siin aktiivsed koha peal, et sellel ei ole nagu ka mõtet võib-olla. Nii, aitäh. Ja palun. Kui palju käib noori üldse noortekeskuses? Hetkel, kui võtta statistikat, siis isegi natuke rohkem kui vahetult pärast koroona-aastaid, aga ilmselt on see vähenenud. Kui me vaatame, siis viimasel ajal rohkem just põhikooli siis 1. kuni 5. klassi noored, et vanemad noored satuvad vähem, aga kuskil siuke 15-20 noort päevas, mõni päev on vaiksem. Kui see number nagu midagi üldse näitab, eks ju, et olen natuke allergiline nende numbrite suhtes, aga see selleks. Aitäh. Kas see 15-20 tähendab seda ka, et loetakse see pea ka üles, kes korraks uksevad sisse vaadata? Meil on noortekeskuses, kasutame logiraamatut, mis on siis üle-eestiline selline noortekeskuste seiresüsteem, kus nad tulevad, meil on registriarvuti, neil on igal ühel seal oma kasutaja nimi, nad logivad sinna sisse. Kui ta ei jää sinna pidama, siis võib-olla teda nagu ei registreerita. Kui me nüüd mõtleme, analüüsime siis need päevad, kui meil on huviringid majas, siis on natuke rohkem isegi võib-olla neid külastajaid, et see tõesti olen. Aga nemad ka ikka tavaliselt tulevad, registreerivad ära enda osaluse. Aitäh. Kas on teie volikogu liikmetel küsimusi?
kui hetkel ei ole, siis aitäh teile ettekande eest ja aitäh noortega toimetamise eest ja soovime teile edu. Pidiseks. Ja meie lähme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on siis Nõo vallavolikogu määruse sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, muutmine. Ettekandja Ene Mölter, palun. Kuidas suure nupuga? Ei ole midagi näidata. Nii, okei. Nõo vallavolikogu kinnitas 19. detsembril 2019 oma määrusega number 37 sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra. Nüüd seoses hooldereformi jõustumisega 1. juulil sel aastal muutub üldhooldusteenuse rahastamismudel ja sellepärast on vaja ka muuta seda sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda. Et paragrahv 20 senisest korras siis tunnistatakse kehtetuks ja lisatakse paragrahv 20.1, mille pealkiri on siis väljapool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine. Et teile koju saadetud seletuskirjas on hästi põhjalikult seda paragrahv 20.1 siis nagu selgitatud, aga ma tahaksin ikkagi peatuda mõningatel põhimõtetel, et mis nagu on kõige olulisemad selles. Et üldhooldekodu kohamaksu maksumus jaguneb siis 1. juulist nagu kaheks. On teenust saava inimese ja kohaliku omavalitsuse poolt tasustatavad kulud. Et kohalik omavalitsus tasub hooldekulud, milleks on hooldajate ja abihooldajate tööjõukulud ja need kulud, mis siis lähevad tööriietuse, koolituse, tervisekontrollide, supervisioonide ja selle jaoks. Ja teenuse saaja tasub oma majutamiskulud, toitlustuskulud ja muud teenuse osutamisega seotud kulud. Et seal seletuskirjas olid need kõik välja toodud, neid on hästi palju, et kõik ülejäänud personalikulud ja hoonete kulud ja inventarikulud ja nii edasi. Kohalik omavalitsus võib kehtestada hoolduskuludele piirmäära, see on siis see punkt 2, nagu nendele võib omavalitsus teha piirhinna, aga ei pea. Teenuse saajad, kelle sissetulek on väiksem kui 635 eurot ja 89 senti, tuleb kohaliku omavalitsuse poolt maksta väiksema sissetuleku hüvitist. Ja see nagu oleneb siis sellest, kui suur on hooldekodus määratud see inimese omaosaluse summa. Et kui see summa on väiksem kui 635,89, siis tuleb ja inimese pension on nagu väiksem kui see summa, mis inimese osalusel on maksta, siis tuleb ikkagi ainult see vahe maksta, et mitte alati ei pea see summa, mida omavalitsus peab maksma, ei pea ulatuma 635 eurini. Nii. Kohaliku omavalitsuse poolse rahastamise saamise eelduseks on tegelikult siis inimese või selle inimese abivajaduse väljaselgitamine ehk hindamine. Ja praegu on Nõo vallast 21 inimest meil hooldekoduteenusel ja 8 erinevas hooldekodus siis Eestis. Ja Rahandusministeeriumi andmetel on Nõo vallale siis ette nähtud selle hooldereformi läbiviimiseks 102 392 eurot. Kuna me nüüd juba teeme muudatusi sellesse korda, siis on ettepanek ka viia mõned teised muudatused. Paragrahv 9 lõikesse 6 soovime lisada punkti 4 ja 5, mis on vajalikud igapäevase töö korraldamisel ja puudutavad teenuse ja muu abi andmisest keeldumist. Et elu on lihtsalt näidanud, et neid punkte on juurde vaja. Et esimene punkt selles siis punktis 4 tähendab seda, et kui abivajaduse hindamisel nähtub, et tegelikult ei ole põhjendatud, kas see teenus või siis muu abi, et siis me saaksime keelduda. Ja teine see punkt 5 tähendab seda, et kui inimene ei ole valmis koostööks ja näiteks ei võimalda ära hindamist, siis ei saa ka seda teenust või abi osutada, sellepärast et
et sotsiaalvaldkonnas on nii, et iga teenuse ja abi juures tuleb hinnata inimese abivajadus ja see staariga sisse kanda. Ja siis ma panen edasi ka. Sotsiaalkindlustusameti soovitusel tuleb täpsustada veel ka paragrahv 29 ja paragrahv 30, kus reguleeritakse siis isikliku abistaja teenuse osutamist. Et on lisatud põhimõte, et puudega isik, kellel ei ole teovõimet piiratud, et nemad peavad olema võimelised siis vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ja koordineerima isikliku abistaja tööd. See on siis lõige 2 paragrahvis 29. Ja lõige 3 selles samas paragrahvis räägib siis sellest, et kui abivajaja on piiratud teovõimega, siis lähtub isiklik abistaja piiratud teovõimega isiku juhistest ulatuses, milles tema teovõimet piiratud ei ole. Ja paragrahv 30 lõige 2 täiendatakse lihtsalt sõnadega, et vajadusel abistab vallavalitsus sobiva isikliku abistaja leidmisel. Paragrahv 30 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks, kuna rakendatav on juba selle korra paragrahv 9 lõige 1, milleks on siis, et täiteorgan võib volitada mõne teenuse andmise osutamise sotsiaalosakonna teenistujatele. Sellega nagu on minu ettekanne lõppenud. Kas on küsimusi? Aitäh! Enne palun see viimane lause, see on teenuse andmise otsustamise, kuulsin osutamise. Otsustamise ikka, jah. Aitäh täpsustuse eest. Palun küll. Minul on küsimus, et need punktid, mis nüüd juurde tulid, puudutab siis sellest keeldumisest, et abivajaduse hindamise tulemuse alusel ei ole teenuse määramine ega muu abi andmine põhjendatud. Et kas selleks moodustatakse siis iga kord mingid komisjonid, kas selleks on, kes need nagu otsustab, et abi andmine ei ole põhjendatud? Nagu ma enne ütlesin, et iga selle abi või teenuse andmiseks tuleb viia läbi abi hindamine. Selleks on meil oma siis need hindamise küsimustikud. Ja kui sealt lähtub, et tegelikult ei ole, kas sissetulek on piisavalt suur, näiteks tahab inimene toimetulekutoetust, kui tal need sissetulekud tegelikult on nii suured, et ta nagu ei mahugi sinna, siis me saame eitava vastuse anda. Või kui ta tahab tõepoolest kas või transporditoetust, aga tegelikult sissetulek on olemas siis samamoodi näiteks, et ei pea andma, aga me peame enne tegema selle hindamise läbi ja sellega staariga andma. Ille küsib, kes otsustab? Aga otsustame meie osakonnas, aga tegelikult me teeme, tähendab, eitavad otsused, me lähevad kõik vallavalitsusest ka läbi. Aga kes, ma mõtlengi, et meie teeme. Sotsiaalosakonnas on 3 inimest täna, et põhimõtteliselt nemad otsustavad kolmekesi, kes siis saab, või kes ei saa. No see ei ole mitte, et kes saab ja kes ei saa, vaid see peab olema väga põhjendatud. Ma saangi aru, et selle küsitluse raames siis. Ja siis on veel üks küsimus. See on nüüd mis paragrahv siis? Midagi, mis seal muudetakse. Paragrahv 20. Jah. Üldhooldusteenuse saajal võib pärast lõikes 5 ehk siis üldhooldusteenuse saaja tasub teenuse koha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega kulud. Ja siis punkt 6 ütleb, et üldhooldusteenuse saajal võib pärast lõikes 5 nimetatud kulude tasumist isiklikuks kasutamiseks jääda kuni 10% igakuisest sissetulekust. Aga kui tal jääb 12, kas siis see 2 arvatakse ka maha või? Ei, see tähendab, see põhimõtteliselt on niimoodi, et igal inimesel on nagu õigus, et tal jääb mingi taskuraha. Et kui vanasti räägiti, et 15% oma pensionist näiteks, siis nüüd seda enam ei ole. Et vastavalt selle inimese vajadusele siis võib ta jääda, praegu üldiselt öeldakse, et kuni 10
kuni 10 on see piir, mida on pandud, aga tegelikult kui inimesel on näiteks siis sissetulek suurem kui tema oma osalus kokku, siis ta saab kõik selle endale. Aga tal võib ka jääda vabalt ainult 2% sellest kuni 10, siis tähendab, et ka 2% on okei. No tähendab, jah, see on öeldud kuni 10, aga see ei tähenda, et meie oleme sellised halvad, et me võtame, et oi, sinul on ainult 2. Aga näiteks, kui ta on lamavhaige ja võib-olla niimoodi, et ta praktiliselt söödetakse, joodetakse ja tal on, praktiliselt pole vaja, et siis võib-olla aitab isegi sellest 2%, aga ma arvan, et 5% ikka peaks nagu jääma tema kätte mingi rahana. Aga see on lihtsalt sellest igast inimesest nagu lähtuvalt. Ma küsin siia kommentaariks, kas see 10 on soovitus kuskil, kus see 10 tuleb? No see on jah soovitus, et infotunnis nagu, infotunnis, mis oli nüüd, on üle Eesti käinud 4. või 5. kohas, kus on olnud, et seal nagu arvati, et kuni 10 oleks nagu mõistlik vähemalt panna, aga kui inimesel on sissetulek suurem, ma pean ütlema, et meie inimeste koha pealt, kes meil on nüüd hooldekodudes, et nende sissetulekud ei ole väga suured. Et võib-olla kui küsida või öelda, et kus kohast üldse see summa tuleb, et mis piir nagu on see 635 €. Et võt see on Statistikaameti eelmise aasta 2. kvartaline keskmine pension, mis on siis võetud 1,06 koefitsiendiga. Ja iga aasta võib see hakata muutuma. Aga siis, et kui see on kuni 10, mitte vähemalt 10, siis kui inimesel jääb 6,35 kätte, siis on see ka, nagu kui ta on voodihaige, siis täitsa okei. 5%? Ei, selles suhtes, et siin kui on kuni 10, okay. Et ma mõtlengi, et mitte vähemalt 10, aga kuni 10, kui tal voodihaigele jääb 2% kätte, siis see on ka selles suhtes nagu selle määruse järgi nagu mõistlik. No, eks me vaatame põhimõtteliselt jah on, aga kas me seda kunagi rakendame, see on nüüd ise küsimus. Me oleme ikka inimlikud, me proovime ikka, et inimestel oleks ikka maksimaalselt hästi ja hea. Et kui ta vajab midagi, kui ta emale hooldekodu ütleb, et näiteks see inimene tahab magusat või siis me peame arvestama sellega, et ta siis saaks selle magusa kätte või on tal vaja kammi või taskurätikuid osta või mida iganes. Kas ravimid peab, siis ei pea ravimid, retseptiravimid on kõik ikkagi tema enda oma osalus. Mähkmed on oma osalus, massaažid, juuksurid, kõik on oma osaluse sees. Ma mõtlen, kui on voodihaige, et tal on nii retseptiravimid kui mähkmed oma osalus, siis kuni 10% just ekstra voodihaigetele peaks nagu 6, ma kujutan ette, et sellest ei tule välja. Ei, sellel inimesel on juba see oma, tema kulu ongi juba suurem, see ongi see oma osalus terve see summa. See, mis jääb see kätte väike raha, see on ikkagi nagu, kas ta tahab maiustusi või midagi, mida talle poest. Ei. Ja Aigar? Ma just mõtlen, et tegelikult moto millel ma sain aru, et tegelikult sellel inimesel siis nagu justkui endal ei oleks, tal oleks võib-olla isegi kui see summa protsent oleks väiksem, aga et ta teaks, et tal jääb see kindlalt kätte, et praegu sellest sõnastusest põhimõtteliselt seda kindlust sellel inimesel ei ole, ta istubki seal ja tal ei olegi kindlust, kas ta näiteks saab lapselapsele kommi. Tähendab, tema saab selle kindluse sellega, et nüüd, kui see kord on meil näiteks vastu võetud, siis me peame käima kõik need hooldekodud läbi, iga inimesega eraldi tegema selle hindamise ja siis peale selle vormistatakse siis ikkagi haldusakte, tähendab korraldus meil vallavalitsuses ja seal on täpselt kõik asjad kirjas. Muidu ta jääb nagu orastada. Kui palju tema maksab, kui palju peab maksma oma valitsus juurde, sest omavalitsused nüüd nagu oli juttu, et maksavad siis selle hooldajate ja abihooldajate summa, eks ole, ja väga paljudele inimestele tuleb tõenäoliselt maksta ka seda, kuidas seda täpselt nimetati, ma kohe ütlen teile, et ma ei eksiks selle terminiga, väiksema sissetuleku hüvitist. Nii et ma tegin endale siia näiteks sellise näite, et kõigile hooldekodudele peab olemagi siis kodulehel üleval
tegelikult, et kui palju siis on see koha, tähendab, kui suur on koha maksumus seal, kui palju on hoolduskulu, see tähendab see, mis on kohustuslik maksta siis vallal sellest riigi rahast ja mis on omaosalus, kui suur on omaosalus, eks, ja kui see omaosalus on väiksem, ütleme, et see pension on 200 euri, aga tegelikult või 221 euri, ma teen sellise näite, ja omaosalus on ja tema sissetulek on 221, tegelikult praegu tõusid pensionid on 321 näiteks, aga omaosalus on 521, siis 200 euri jääb sealt veel omavalitsusel maksta. Ja siis ta ei maksa mitte 635-ni seda summat, vaid selle 521-ni, mis see hooldekodu on kehtestanud. Aga kui juhtub, et omaosalus on määratud hooldekodul 700, siis on see piirmäär, mis ütleb, et meie, näiteks kui meie piirmäär on vale mõtte võtlisin, ütleme, et jah, piirmäär on 600, aga kui omaosalus on näiteks 800 toob välja, tähendab see asutus, vot siis meie enam ei maksa rohkem kui 635-ni, 653-ni, seda pidi oli vist. Ülejäänu peab omastele jääma. Tema maksab ära oma selle pensioni näiteks, 321, eks ju. No oleneb jah, mis pension tal on, sinna lisatakse siis... Siis on see valla... Täpselt, jah. Ja siis on see, mis puudeb, peab maksma omakesed. Aga sellest 321-st, mis tal see pension on, kas sealt peab veel kuni 10 kätte? Sellest jääbki kätte, jah. Siis ta maksab vähem kui 320? No siis on tema osa väiksem ja vald maksab sinnamaani siis, kus see piir on. Jah. Üldiselt on nii, et selle hooldekodus on, nende tervis ei lähe ju üldiselt paremaks või pigem halvemaks, et kas see nii-öelda selleks abivajaduseks vajalik hindamine, kas see hakkab toimuma regulaarselt, ütleme, et see aasta teeme ära, aga võib-olla sellel inimesel aasta pärast on see seis hoopis kehvem, kuidas see nagu saab olema? Tähendab, et selle rahastuse alla saab minna ainult suure või väga suure hoolduskoormusega kliendid, kellel ei saa nagu rakendada koduhooldust või midagi sellist, eks. Et see praegu on lahtine, kas me peame hakkama mingite aastate pärast uuesti hindamist tegema, sellepärast, et ministeeriumis seda praegu arutatakse. Siiamaani on olnud, et kui me hindame inimese ära, et siis me ei pea seda ikkagi nagu hindama iga-aastaselt uuesti, see oleks väga suur koormus ka. Need küsimustikud on pikad ja võtavad aega päris palju. Aga siin on selles Remetil õigus, et kui see inimene ei ole nüüd hooldekodus, vaid näiteks on koduhooldusel, ta ei saa seda väga suurt ütleme, abiteenust, eks ju, aga aasta pärast on tal võib-olla väga-väga kas siis hinnatakse? See on niimoodi, et see on nii, et kes ei ole praegu me peame ära hindama need, kes on hooldekodudes. Meil on 21 inimest, me teame seda selle sotsiaalkindlustuse programmi kaudu. Nii, hindame need ära. Aga kui tuleb mõni uus inimene, kes tahab hooldekodusse minna või on vajadus, siis me loomulikult hindame ta ära ja siis ta läheb ikkagi sama süsteemiga hooldekodusse. Aga hooldekodus on tegelikult sellised inimesi ka, kes peaaegu hooldust ei vaja. Lihtsalt on sattunud. Jah, need on nüüd need inimesed, kes tegelikult, kelle kohta ei ole hooldekodus riigi raha mõttes. Kui inimene või tema omaksed lähevad, maksavad ise, siis ei ole mingit probleemi, võivad nad seal olla. Aga nad ei saa seda riigi raha kasutada. Sest see riigi raha praegu räägitakse nii, et peaks hakkama tulema iga aasta. Mul lihtne küsimus, punkt 4, supervisioon. Kas seal ei peaks olla mingi eestikeelne sõna? Küsisin oma vasakut ja paremat naabrit, nad ei tea, mida see tähendab. Kasutatakse supervisioon ja kovisioon, 2 asja, seda Eestist kasutatakse. Ehk töötajate konsulteerimine, aitamine, arendamine. Ventileerimine, ühesõnaga kõik sellised asjad, juhtumite arutelud ja... Nii, kuugenda kodus. Triit palun. Tahtsin küsida, mis suurus järgmis hooldekodu kohtusest juttu, palju neid inimesi on Nõo vallal üle pidada, kes tahavad hooldekodu toetust? Praegu hetkel 21.
aga nad ei ole veel, nad on hindamata ja hindamise aluseks on muidugi, et nüüd, kui me selle korra vastu võtame, siis meil on valmis juba see taotlus, et siis kas inimene või kui inimesel on eeskostja, siis tema peab tegema taotluse ja selle alusel me saame alles hindama minna, sellepärast et meil ei ole nagu õigust minna inimest lihtsalt hindama. Et kui tema tahab, siis lähme hindama ja siis 10 päeva jooksul peab olema tehtud siis see vallavalitsuse korraldus. Nii, aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Nii, kui hetkel ei ole, siis hääletamise juurde. Tegu on määrusega ja paneme siis hääletamisele ja polise kaudu saame märku anda, kes on sellise määruse muutmise poolt, nagu meil on välja saadetud ja enne äsja tutvustas. Palun. Nüüd ära kadema. Nii, hetkel on minu netiühenduses probleemid, nii et vabandan. Kelle? Peaks olema. Nii ei tehtud. Nii, hetkel näitab minul, et 13 inimest on hääletanud. Aigar Hille. Krutib, aga midagi ette. Selge. Hetke ootame. Ikka ootame. Siin ei tule seda valikut, et see on internet. Või siis käsitsi. Ma olen korraks välja, sellest tulen uuesti. Ise. Minutigi see võib oodata. Protokolli või ütleme nagu lihtsuse mõttes on parem, kui saab nii-öelda volise kaudu teha. Teoreetiliselt on kõik võimalik. Ise sa ise. Võtame... No ei tule ettegi seda vist. Volist või seda hääletust? Seda hääletust vist ei tule. Aga uuendasid? Muudku uuendab. Äkki on netiühendus on, mul kadus korraks ära, kadus ka pilti eest ära, mis tuli. Arvutil mitte minul. Ma ei saa hääletada. Mul on see vist tühi. Aga ärme aega raiskame, niikuinii läheb läbi. Ei, on võimalik käega märku anda, nii et kes nüüd on poolt. Mina olen erapooletu. Selge, Aigar poolt, Ville erapooletu, sellega on määrus muudetud. Aitäh! Ja oleme küll nüüd tunnikese peaaegu töötanud, aga kuna järgmise päevakorrapunktiga on meil ka külalised, siis on ettepanek see praegu ära käsitleda ja lähme siis päevakorrapunkti 3 juurde, hoonestusõiguse seadmine. Ettekandja Aira Laul, palun. Lugupeetud volikogu liikmed, Meeri küla arendamise selts kasutab meil Nõo vallale kuuluvat Kivistiku kinnistut ja seal asuvat seltsimaja juba tegelikult 2004. aastast ja hooldatakse siis ka kogu kinnistut ja tehakse seal kogukondlikku tegevust. Ja nüüd siis esitas Meeri küla arendamise selts meile taotluse, et seada osale kinnistust hoonestusõigus, kuna on plaan siis Riider projektitoetuse kaudu saada rahastust terrass, lava ja hoiukuuri ehitamiseks. Ja vallavalitsus ongi siis nüüd tegemas volikogule ettepanekut selline hoonestusõiguse seadmise otsus teha, kuna praegu siis see kasutamisleping kestab 31. detsembrini 2029 ja ehitustegevus on siis selle aja jooksul võimalik teostada ja vastab ka PRIA ajakavale
siis võiks siis nii kogukondliku tegevuse kvaliteedi parandamiseks kui ka võib-olla siis hoolduskoormust, nad võivad pärast rääkida, mis nad seal teha tahavad, et vähendada natuke kinnistu hoolduskoormust, selle hoonestusõiguse seada. Aga hoonestusõiguse seadmise juures on ka kindlasti teatud tingimused, mis on juba kokku lepitud nii selle esitatud avaldusega külaseltsi või selle Meeriküla arendamise seltsi poolt, kui ka siis jutuajamistes, mis on külaseltsiga tehtud. Nii et hoonestusõigus on kavatsus seada tasuta ja siis, kui hoonestusõigus nagu lõppemine on praegu siis seotud selle lepingu, mis meil praegu on sõlmitud selle lepingu lõpptähtajaga, siis ei ole nagu kavas maksta hüvitist ja hooned või see ehitised, rajatised tulevad meile ilma hüvitist maksmata üle. Siin on veel mõned punktid, mis puudutavad siis seda, et hoonestusõigusega seotud või sellega koormataval maa-alal on ka maakütte kollektor ja salvkaev, et need siis ei ole hoonestusõiguse mõttes objektid, aga tuleb tagada nende objektide säilimine ja lubada ka kinnistu omanikul ligipääs objektide haldamiseks. Ja siin on veel üks punkt, mis ütleb, et hoonestusõiguse võõrandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks on vajalik omaniku nõusolek. No tegelikult asjaõigusseadus näeb ette, et kui seda pole sisse toodud, et siis on õigust ka hoonestusõigust võõrandada ja asjaõigusega siis koormata, aga me kindlasti sellest huvitatud ei ole, sellepärast tuli see punkt siia ka sisse tuua. Aga võib-olla ma pikemalt ei räägigi, et nüüd on võimalik uurida siis külaseltsi esindajatelt, et mis nad seal siis teha tahavad. Nii, aitäh, palun. Siia poole on endal ja saab salvestusest ka parema kvaliteedi. Airale, aitäh. Siiski enne ma küsin, kas hetkel on Airalaulule küsimusi? Ei ole? Ei, palun. Tervist, mina olen Priit ja ma pigem alustaks küsimuste vastamisest, kui kellelgi on küsimusi teinud, aga kui ei ole, kas see oli näiteks punkti ka? Ei andnud? Anna siis punkti ka. Kas see on laetud või pead sina edasi? Okei. See oli ülemine. Kus ma pildi tagasi nüüd saan? Nii. Hoonestusõigus taotlus käib selle hoonestusõigusala määrisime suuremaks, kuna meil on kogu alale antud ka teostatud eskiislahendusena hooviala planeering, milles on määratud asukoht terrass lava hoiukuurile. Taotluse juures oli ka kogu selle hooviala planeering. Ma ei tea, kas see ka teile edastatud on. Okei, et siis siia on plaanitud mänguväljak, võrkpalliplatsi natukene nihutada ja siia siis tuleviku jaoks nii-öelda kultuuriait. Et kui tuleb, aga selle kohta puuduvad täpsemad joonised, plaanid ja asjad, on lihtsalt alane reserveeritud. Kuuri osa on see, milles tekkis hoonestusõiguse vajadus, kuna see ei ole vaba ehitis, olgugi, et on 20 ruutu pinnaga, aga ta on avalikul maal. Seda on nagu eelkõige vaja ka selleks, et saada siit kitsast keldrist välja kõik meie inventar, mis on üksteise otsa kuhjatud. Ta on juba ohutuselt ja kõigelt muult ei ole väga okei. Ja samas, et pakkuda lavale, mis saaks selles piirkonnas vist ainukeseks peaaegu, tuulevarju, kui esinejatele tuleb. Mis summadest umbes käib? See taotlus on tehtud hooaja tipul, kui oli sõda, kõik muud asjad.
siis oli selle, kui ma nüüd õigesti mäletan, kogu kompleksile, mida me mis on taotluses sees, lava, kuur, robotniitja ja katusalus ja üks väike piljard. Et koguda neid inimesi kokku ja see oli vist 29 000 ja kuur või see oli omaette 9 000 sellest. Selge. Palun, Mäetuulingu liikmed, küsimusi? Jah, Leebik. Et seal ühe projektiga said need jalgpalliväravad, et nüüd need ei mahu sinna vist kuidagi ära. Mahuvad. Isegi kui see kunagi täis ehitataks, siis väljak on vaadatud, et kui teha täismängu, saab laste mänguala, grillmaja ja võrkpalliplatsi vahele tekitada täielikult selle väljakuala. Ja need on teisaldatavad ja kuna meil on ka suhteliselt hea koostöö naabriga, siis me võime ka siin teha suuremate väljakut, suuremate värhavatega mängu, aga selleks on vaja see ala hooldada, et oleks võimalik palli mängida. Seal on mingi omaosalus ka ilmselt? Jaa. Sellega saate hakkama? Või mis plaanid sellega on? Ütleme, et sealt on nii ja naa, et kui me sinnani lõpuks kohale jõuame, ehk siis me räägime kõigi osapooltega, sealt tuleb oma osalust, teistest projektidest kaasfinantseeringut ja võib-olla ka natukene koputame valla ukse peale. Aga see hinne, mis seal on, tõenäoliselt läheb allapoole, kuna ehitusmaterjal, mis selles on nagu sisse pantud, on nagu langenud ja ma jätsin ütlemata, et tegelikult selles on vist 1000 euro eest ka umbes vabatahtlikku tööd, mis on projekti mõistes abikõlbulik, mida välja ei maksta, aga mis tuleb ise teha. Aitäh! Volikogu liikmetelt veel küsimusi? Nii kui hetkel ei ole, siis aitäh kaasettekande eest ja saame asuda hääletamise juurde. Nii palju märkuseks, et eelarvekomisjon on ka seda arutanud ja heakskiidu andnud. Nii et paneme hääletusele, tegu on Nõo vallavolikogu otsusega. Arengukomisjon ka arvates. Arengukomisjon ka, selge, veel kindlam. Aitäh märkuse eest, täpsustuse. Ja hääletus on avatud, kes on sellise otsuse poolt. Nii, hetkel 14. Sankerne poolel ei ole. Käsigi öelda, võib-olla ta on seotud Kanepi vallavolikogu. Tuli sealtpoolt ka. Nii, ma igatuks värskendamisel, jah. Kõik 15 volikogu liiget on poolt. Sellega on otsus vastu võetud ja jõudu-edu Meeriküla arendamise seltsile. Oleks väga sublid. Ja meil on aeg teha 15-minutiline vaheaeg. Piru mootab. Vaheaeg 15 minutit. No umbes nii, jah, 35.